Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli moodulis huvikooli esindaja ja ametniku õigustes vastuvõtukatsete lisamist, katsete sidumist rühmadega ning kuidas ka katseid kuvada ning muuta. Vaatame esialgu, kuidas vastuvõtukatseid lisada. Navigeerime esialgu vastuvõtukatsete vaatesse. Avalehelt vajuta asutuse esindaja kastis olevale kooli nimele ning alla kerides jõuamegi vastuvõtukatsete juurde. Uute katsete lisamiseks vajuta lisa nupu peale. Kohustuslik on lisada nimetus. Meie puhul võiks see olla musikaalsed katsed ja lisame ka aastaarvu. Kirjeldus küll kohustuslik ei ole, aga sinna sisestatud informatsioon on siiski tähtis. See on miski, mis on nähtav lapsevanemate kasutajatele ning ka anonüümsetele kasutajatele huvikooli andmete vaates. Anname kirjelduses ülevaate ülesannetest, mis katsetel sooritada tuleb. Ja kõige lõppu lisame veel ka vastuvõtukatsete kuupäeva. Vaikimisi ongi nüüd katsed avatud ning neid saab sulgeda siis, kui antud katsetega rühmas on kõigil osalejatel tulemused märgitud. Kui katsed on suletud, siis ei saa enam sisestatud tulemusi muuta. Ja mainin ka siinkohal, et katseid kustutada saab huvikooli esindaja vaid juhul, kui need pole seotud ühegi rühmaga. Lisatud katsete järel on ka nupp Vaata ning sealt saab mugavalt ülevaate kogu valitud katsete informatsioonist. Kui huvikoolis on rühm, kus toimuvad katsed, siis vaatame nüüd, kuidas see rühm ka vastavate katsetega siduda. Liigume avalehelt huvikooli nimele ning alla kerides jõuame rühmade vaatesse. Valime rühma, mille soovime siduda, meie puhul laulmine algajatele. Muuda andmeid nupule vajutades ning alla kerides jõuame kastikeseni sisseastumine katsetega. Selle märkimisel avaneb kohustuslik lahter, kus tuleb rühmaga konkreetsed katsed siduda. Mainin siinkohal, et ühtede katsetega on võimalik siduda lõpmatu arv rühmasid. Kui oleme kastikese märkinud ning lahtrisse katsete nimetuse saanud, siis salvestame ka oma muudatused.